Tervist, Liina! Et me istume siin täna Lunesti kontoris selleks, et salvestada sinuga intervjuu sellel teemal, et kuidas sa käisid saate Laservõttel ja mis seal juhtus. Sest need sündmused kulgesid natuke, ma saan aru, ebatavaliselt. Ja seetõttu me proovimegi päev varem enne selle saate eetrisse minekut igaks juhuks salvestada sinu versiooni juhtumist. Et räägi palun, kes sa oled ja miks sind sinna saatesse kutsuti? Ja tere, ma olen Liina ja mina kannan siis kriminaalkaristust kanepi kasvatamise eest. Ja detsembri lõpus helistas mulle siis laseritoimetaja Kaarel Petersoo, kes kutsus mind saatesse rääkima narkopoliitika teemadel. Ma saan aru, et sa oled varem nii-öelda teleekraanil läbi käinud vist, kas Pealtnägija oli see saade? Jaa, detsembri alguses siis oli Pealtnägija saade ja... Et sealt siin nagu tuntakse, just. Et sealt osati pöörduda. Just nimelt, et tegelikult Kaarliga siis, kui ma telefonis rääkisin, siis ta küsis ka minu käest erinevaid küsimusi selle kohta, et ta uuris, millised on minu mõtted, näiteks siis kanepi legaliseerimise suhtes ja ta mainis samuti ka siis seda Pealtnägija saadet, et kuidas oli tagasiside pärast Pealtnägija saadet ja üks küsimus, mis mulle positiivselt kõlama jäi, oligi, et kuidas ma nüüd siit edasi lähen. Et ilmselt nendel teemadel oleksime me siis ka selles vestlussaates rääkinud. Kaarel on siis laseritoimetaja Kaarel Petersoo. Just nimelt. Kuidas sulle tundus tol hetkel, et oled sa piisavalt pädev nendel teemadel vestlema ja arutlema? Jaa, ma kindlasti mainin, et ma ei ole ekspert narkopoliitika teemadel, aga ma kutsun ennast siiski oma ala eksperdiks ja ma olen piisavalt kursis sellega, mis toimub narkopoliitikas siis erinevates riikides. Ma olen kursis sellega, mis toimub meie riigis ja olen üleüldiselt siis oma valdkonnas vägagi haritud nendel teemadel, et olen ennast kurssi viinud. Teil oli võte lepitud kokku 9. jaanuariks tänavu, et sa läksid sinna kohale keset päeva? Just, 9. jaanuaril oli lepitud kokku siis võte ja läksin kohale, ma jõudsin kohale kuskil 1,5 tundi varem. Ja Kaarel võttis mind isiklikult vastu, ütles, et neil läheb natukene kauem aega, kas ma soovin kohvi, oli minuga väga positiivne ja võttis mind väga soojalt vastu. Mõne aja pärast jõudsid siis kohale ka Ain Beil ja Aljona Kurbatova, kellega siis pidigi kogu see vestlussaade toimuma. Ain Beil on Siseministeeriumi juures narkovaldkonna ekspert ja Aljona Kurbatova on Tervise Arengu Instituudi sõltuvuste ja uimastite sõltuvuse osakonna või keskuse juht. Just nimelt. Ja sellest kõigest, ma sain varem teada ka siis, kui ma Kaarliga olin kontaktis telefonitsi, kus ma küsisin tema käest ka üle eelnevalt, et kes on minu vestluskaaslased. Ja ma küsisin tema käest üle ka seda, et kas see saade tuleb siis vestlusringi formaadis või debatina ja ta vastas mulle, et tegemist on vestlusringiga ja saatis mulle eraldi siis ka sõnumid selle kohta, kes nii-öelda minu vestluskaaslased on. Ja nemad olid ka siis kohal sel päeval, kui see saade pidi toimuma. Nad jõudsid küll minust natukene hiljem ja ma vahetasin nendega isegi paar sõna. Küsisin näiteks Aljona käest, et huvitav, millest me saates rääkima hakkame. Mille peale tema ütles, et kunagi ei saa kindel olla, millest sellises saates nii-öelda räägitakse. Aga mul oli siiski nagu hea tunne, et eksperdid on ka kohal ja et lõpuks ometi saamegi avalikult väga olulistel teemadel rääkida. Kuniks siis selle hetkeni, kui saate salvestuseni oli kuskil 5-10 minutit, tuli minu juurde siis, ma ei tea, helimees, tehnikamees, kes hakkas mulle mikrofoni külge panema. Ja minu kõrval istus siis keegi minu jaoks täiesti tundmatu isik, kes küsis minu käest, et Liina, et kas oled valmis üksinda stuudiosse minema ja et kas mul on närv sees ka. Sel hetkel mul tuli närv sisse. Täiesti mõistan. Sest et ma ju ütlesin kõvasti ka välja, et aga ma peaksin tegelikult minema ju saatesse koos Aini ja Aljonaga, kes on ka juba kohal, et
millest ta räägib, et mis mõttes ma pean minema nüüd saatesse üksinda. Ja kusjuures sel hetkel kõndis siis Kaarel mööda meist ja ütles sellise asja, et ära räägi Liinale kõike ette ära, mis saates toimuma hakkab, et ära hirmuta teda. No selle lause peale ilmselgelt tõusis minus hirm. Sa ei rahunenudki maha kohe kindlasti mitte. Et ma olin täiesti segaduses, et mis nüüd siis toimuma hakkab, et kohe-kohe on saate salvestus. Ja sel hetkel ma nägin kõrval laua peal paberit, kus siis oli ära toodud ajakava ja oligi näha, et minu nimi ja et minu siis nii-öelda võte toimubki hoopis intervjuu vormis, mitte vestlusringina. Ja ma nägin, et kolmandaks külaliseks siis hoopis oli kutsutud Rait Pikaro, kes on siis narko ja organiseeritud kuritegevuse osakonna juht Põhja-Ringkonna prefektuuris. Ja see oli ka minu jaoks suur üllatus, sest tema nime minul ei olnud mainitud. Et Aini ja Leonat mulle mainiti, aga Rait Pikaro nimi oli minu jaoks suur üllatus. Noh, sel hetkel ma mõtlesin küll, et et ilmselt oleks õige see mikker endalt küljest ära võtta ja minema kõndida. Mõistan täiesti. Miks sa seda ei teinud siiski? Jaa, ma kuidagi üritasin tol hetkel jääda positiivseks, kuigi ma olin sel hetkel juba väga šokeeritud sellest kõigest, mis toimub ja segadus oli suur. Aga jaa, ma proovisin jääda positiivseks ja ma kuidagi lootsin, et kui mind kutsuti ikkagi vestlussaatesse, ma väga rõhutan, et Kaarel seda mulle ise ütles, et tegemist on vestlussaatega, kus on 3 tooli ja 3 külalist. Kui vaadata ka eelmist laserisaadet, siis on näha samasugune formaat. Ja sul on ka nii-öelda kirjavahetus selle kohta olemas? Just, kirjavahetus on kõige kohta olemas. Ja ma lootsin väga, et et kui ma ikkagi minuga see intervjuu tehakse, et see intervjuu toimub samamoodi nii-öelda narkopoliitika teemadel, et nagu see oleks toimunud vestlusringis, et ma lootsin, et ma saan siis kas või üksinda nendel teemadel rääkida, küsitakse minu käest siis võib-olla mingit arvamust ja pärast pannakse siis nii-öelda 2 osapoole arvamused kokku. Aga see, mida minu käest küsiti, meenutas minu jaoks rohkem ülekuulamist, et ma ju olen terve aasta jooksul tegelikult käinud mitmel ülekuulamisel. Ja need küsimused, mida mu käest küsiti, siis meenutasid mulle pigem seda. Nii et mingitel narkopoliitika teemadel mina rääkida ei saanud. Sa ütlesid, et sa olid tol hetkel valmis mikrofoni enda küljest lahti võtma ja minema marssima, aga sa siiski ei teinud seda. Miks sa otsustasid tulla laserile vastu, hoolimata sellest, et sinu kokkulepetest ei olnud ilmselgelt kinni peetud? Praegusel hetkel ma vägagi mõtlen, et ma oleks võinud lihtsalt sealt minema kõndida, aga tol hetkel oli mul peas ikkagi see, et et mul on mikrofon küljes, kohe-kohe on algamas saate salvestus ja mina kui positiivne inimene kuidagi lootsin, et aga kui see pidi olema vestlusringina, siis ilmselt ikkagi minu käest küsitakse samu asju, mida me oleksime koos ekspertidega siis nendel teemadel arutanud. Ja lootsin, et ma saan nendest siis üksinda intervjuu vormis rääkida ja pärast pannakse siis nii-öelda minu ja ekspertide arvamused kokku. Ja ma leian, et sellest oleks saanud väga, väga võimas saade. Aga reaalsus on see, et kogu nii-öelda intervjuu minuga meenutas rohkem siis ülekuulamisvormi ja saatejuhid küsisid minu käest väga veidraid küsimusi, alustades näiteks sellest, et kas mul häbi pole, et ilmselgelt mul ei ole häbi, kui ma tulen teiega sellest saatesse rääkima. Et kuigi Kaarel ütles mulle ka telefoni teel, et ära muretse Liina, et mingit süüdistamist siin saates ei tule, siis ma leian, et see esimene küsimus meenutas juba minu jaoks süüdistamist. Samamoodi uuriti minu käest, et kuhu me selle kanepi müünud oleksime ja räägiti mingisugustest siis müügitehingutest. Et minu jaoks täiesti nii-öelda politsei ülekuulamise küsimused. Ja tsiteeriti ka vist ühte Bruno niisugust nagu 2 otsaga nalja või sellist nagu humoorikat postitust, kui nagu tõsiselt võetavat pihtimust. Räägi sellest. Jaa, just. See oligi siis minu intervjuu lõpp, kus siis üks saatejuhtidest rääkis, et Bruno on ju oma nii-öelda Facebooki postituses maininud,
kuidas ta esimesest korrast, kui ta kanepit proovis ja suitsetas, et ta sattus sellest kohe psühhoosi ja hakkas nägema siis veidraid kujukesi. Kuigi Bruno on ja selles samas postituses ise ka maininud, suhteliselt järgmine lause, kuidas ta keeras kõik üle võlli ja et see on lihtsalt puhas must huumor selle jaoks, et siis nii-öelda tõmmata tähelepanu. Jaa, just nimelt ja tahtis kuidagi nagu ümber lükata ka mingid pealiskaudsed eelarvamused nii-öelda kanepi tarvitamise suhtes. Et see oli juba ka minu jaoks see hetk, et okei, et ma olengi täiesti valesse saatesse tulnud. See intervjuu sai läbi, kas sa küsisid asjaosalistelt, saate tegijatelt, teistelt külalistelt, et mis nüüd siis nagu õieti juhtus ja miks see niimoodi juhtus, nagu ta juhtus? Jaa, ma tegelikult küsisin sel hetkel, kui kaamera käima pandi, siis Marii käest, ühe saatejuhtide käest, et mis see nii-öelda siis põhjus on, miks ma saatesse ikkagi üksi tulen ja miks eksperdid ei ole minuga nõus siis koos saates osalema. Selle peale Marii ütles, et nad küsivad seda ekspertide käest ja et mina siis vaatan, et vaadaku ma teisipäeval siis laserisaadet ja et saan siis teada, mis see vastus on. Ja samamoodi, kui ma küsisin siis Kaarli käest selle kohta, et ma palun mingit selgitust nii-öelda seal samas stuudios, siis tema rääkis siis probleemist pressiga. See kõik oli minu jaoks väga arusaamatu, sest et ma ei saanudki ühtegi selget vastust. Nii et see kõik jäi mind nii-öelda kummitama päris nagu mitmeks tunniks ka pärast nii-öelda saates käimist. See on, ma saan aru, ka üks põhjused, miks me täna siin koos istume ja seda intervjuud salvestame. Just nimelt. Nii et tegelikult pärast saadet ma saatsin ka Kaarlile siis sõnumi, et saada ikkagi konkreetselt siis mingisugunegi selgitus sellele, et mis toimus. Ja ma tundsin, et mina olen ka ikkagi keegi, et ma olin üks saate külalistest ja ma tundsin, et mulle valetati, et ma tahtsin mingit vastust. Kas sa loeksid palun need sõnumid ette? Jaa. Tere, Kaarel. Kas te saaksite mulle öelda täpse põhjuse, miks polnud eksperdid nõus minuga koos ühes ruumis saadet tegema? Kelle poolt tuli see soov ja palve? Sest minule öeldi, et tegemist on vestlussaatega, kus olen koos Ain Beili ja Aljona Kurbatovaga stuudios. Ei saanud eile ühtegi täpset vastust kellegi käest ja asi jäi väga segaseks. Lugupidamisega Liina. Ja siis laseri toimetaja Kaarli vastus oli selline. Hei! Pidigi olema. Ja viimane kokkulepe jäi ka ministeeriumi ja Taiga, ehk siis Tervise Arengu Instituudiga, et nii läheb. Aga siis hommikul helistas ministeeriumi press, et nad jätavad tulemata sel juhul, kui nii teeme. Ministeerium on ilmselt siseministeerium, kuna saates oli 2 siseministeeriumi alluvat. Ja, just nimelt. Nii et sain tema käest siis mingisugusegi vastuse. Kuidas sulle tundub, on see vastus sinu jaoks kuidagi rahuldav või selgitav? Okei, üks osa see, et ma sain millestki aru, aga samas ma tunnen ikkagi, et minu suhtes käituti selles osas ebaõiglaselt, et mulle oleks võinud siis ka selle sama päeva hommikul Kaarel isiklikult helistada ja öelda, et Liina, et saateformaat muutub, et ministeeriumi press neile helistas ja et nad ei ole nõus sellises formaadis saadet tegema. Mitte, et ma saan 5-10 minutit nii-öelda varem enne seda saate salvestust teada täiesti võõralt inimeselt. Põhimõtteliselt kogemata. Just kogemata, et selles osas on ikkagi nagu väga, väga halvasti. Mis on täna ja praegu siin selles intervjuus sinu peamine sõnum üldsusele, neile, keda huvitab see teema, kes satuvad seda videot vaatama? Jaa, ma tunnengi, et minu videopöördumise mõte on see, et kui kellelgi juhtub näiteks samamoodi, nagu läks praegu minul nii-öelda siis ajakirjanduse ja meediaga, et inimesed julgeksid seista iseenda eest, julgeksid seista aususe eest ja läbipaistvuse eest, et inimesed saaksid aru, et palun ärge tehke kellelegi teisele midagi sellist, mida te ei taha, et sulle tehtaks, et see nii-öelda lause ei ole niisama välja mõeldud, vaid see kannab endaga väga nii-öelda sügavat sisu kaasas.
ja võib-olla ka see, et ma tunnen, et see kõik on olnud tegelikult niivõrd väsitav, et tegelikult enne saadet mitu päeva varem ma koos Brunoga valmistasin ennast ette kogu selleks saateks, et see vestlusring ekspertidega tuleks võimalikult hea. Ma tegin enne seda tööd ja nüüd pärast seda saadet, ütleme nädalake, olen ma samamoodi selles emotsioonis ja tundes sees olnud ja päris mitmel korral ma mõtlesin, et las ta jääb, et las see saade tuleb ja tehti minuga, mis tehti. Aga ma kuidagi julgustan inimesi iseendas seisma, et ärge laske endast üle sõita. Veel viimane küsimus sulle, et ütleme nii, et kui sul avaneb tulevikus võimalus päriselt kusagil asjatundjatega arutleda avalikus ruumis uimastipoliitika, karistuspoliitika teemadel, eks ole, et mis oleksid sinu võib-olla 3 peamist jutupunkti või teemat, millel sa tunned, et sa oled pädev kaasa rääkida? Jaa, ma olen vägagi teretulnud nendest teemadest rääkima. Ma olen vägagi teretulnud rääkima narkopoliitika teemadel, ma olen nõus rääkima erinevatest reguleerimise, legaliseerimisvõimalustest ja viisidest ja oma mõtetest selle suhtes. Ma leian, et me peaksime rääkima palju rohkem ennetustööst, me võiksime rääkida palju rohkem erinevast statistikast, võrreldes siis, ma ei tea, narkopoliitikat ja näiteks alkoholi ja mingit ravimitööstust, et leian, et need on need punktid, millest me võiksime rääkida. Ja üleüldse, et me saaksime rääkida rohkem narkoteemadel ja narkopoliitikast nii, et justkui ühel pool ongi eksperdid ja võib-olla teisel pool inimene, näiteks nagu mina, kellel on reaalne kogemus selles valdkonnas, et kuidagi sa oled vähemalt enda kogemuse ekspert. Just nimelt. Et nendel teemadel rohkem avalikult diskuteerida. Jah, kutsume üles ka avalikku ajakirjandust sellega arvestama ja saatekülalisi tulevikus mitte alt vedama. Suur aitäh sulle, Liina! Aitäh!